Mulle väga meeldib minu töö. Armastan seda kuldset tolmu. Seda puidulõhna. Selline nokitsemine on mulle alati sobinud. Juba minu isa oli tisler. Tema käest ma selle pisiku saingi. Ma ei ole oma tööd kunagi ohtlikuks pidanud. Jah, mõned pinnud ja näppu lõikamised, need on iganädalased nii-öelda tööõnnetused, aga no kellel siis ei juhtuks. Ma pole kunagi oma tervise üle kurtnud, mistõttu järgnev oli tõeline šokk. Sellisel hetkel jääb aeg seisma. Sa hakkad maailma hoopis teistmoodi vaatama, tajuma. Küsid endalt, mida sa oleksid võinud teha teisiti, et sa end sellisest olukorrast ei avastaks. Olete esimest korda siin? Jah, esimest ja viimast ma loodan. Siia ei viitsiks küll rohkem tagasi tulla. Jaa, aga mina käin ikka siin aeg-ajalt kontrollis. No parem karta kui kahetseda, eks ole. Ma olen ju terve elu töötanud igasuguste keemiliste ainetega ja... Täiesti ootamatult avastasin ennast suhtlemas võhivõõraste inimestega ja veel teemadel, millest ma kunagi varem rääkinud ei ole. Kuigi proua Helvi tundub üsna tavapärane pensionär, siis tegelikult on ta tõeline spetsialist väetiste arendamises. 45 aasta jooksul agronoomina töötades puutus ta igapäevaselt kokku erinevate kemikaalide ja ohtlike ainetega. Taimekaitsevahendid, pestitsiidid, raskemetallid. Tema nii-öelda kutsehaigusteks olid sagedased pea- ja kõhuvalud, iiveldus ja väsimus. Aastaid pidas ta neid ületöötamise märgiks, mitte aga kemikaalide kõrvalmõjuks. Täna on Helvi pensionär. Ta töötab osalise koormusega koristajana ühes plastikut töötlevas ettevõttes. Seal tegeletakse plastiku kuumtöötlemise ja värvimisega. Helvi kontrollib praktiliselt igat protsessi, mis teda tehases mõjutab. Ta teab täpselt, mis aineid ta koristuseks kasutama peab ning millised on nendest tulenevad ohud. Eriti tekitab prouas ärevust teadmine, et tema töökeskkonnas võivad levida nähtamatud aurud ja peenosakesed. Helvi puhul torkab kohe silma tema pidev mure oma tervise pärast. Ta ise peab end hüpohondrikuks. Kuna ta on elu jooksul kokku puutunud väga paljude ainetega, mis sisaldavad kantserogeene, on tal tekkinud paranoia vähi ees. Seetõttu käib ta oma tervist pidevalt kontrollimas. Ei, ma tõesti ei saa neist noortest aru. Ma ei kujuta ette. Miks nad nii hooletud on? Ja tulevad tööruumi oma riietega, söövad võileiba, maski ette ei pane. No, kes teab, mis seal õhus kõik levida võib? Tööandja lubab seda? Muidugi mitte. Loomulikult. Mina ise koolitasin ta välja ja ei, ta on meil väga tubli. Seletab alati uutele töötajatele, kus siin ohud on, mis siin tegema peab, kuidas käituma. Ja ta tegi kõik need riskianalüüsi ja need ohutuskaardid. Nii et ei, ta on väga järjekindel. Aga no ega paljud töötajad ei teagi ju, mis seal õhus võib olla ja mida need piktogrammid seal. Mis need piktogrammid on? No need on
need märgid, mis on pakendite peal. Et sa teaksid, mis asjad on ohtlikud. Ja siis, asja peab ju mõistusega võtma. Austama peab tööd, austama peab tervist. Ega siis need vähki tekitavad ained, need ei pruugi mõjuda ju kohe. Nende mõju võib olla alles aastate pärast. Kusjuures sellega ma olen täiesti nõus. Ma ei oleks iial arvanud, et minu töös võib ka selliseid ohtusid olla. Ma olen ettevõtja ja juuksur. Ilu- ja kosmeetikaäris on rohkem kemikaale, kui arvatagi oskame. Juuste töötlusvahendites ja värvides sisalduvad ained võivad igapäevases kokkupuutes tervisele ohtlikku mõju avaldada. Karjääri jooksul on Maria kokku seganud ilmselt 100 liitreid juuksevärve. Värvide segamine on Maria jaoks teraapiline tegevus, kuid just see protsess võiski ta ooteruumi tuua. Kui Maria kuulis, et tema kolleegil on tuvastatud leukeemia, sattus ta paanikasse. Üheks haigestumise põhjuseks arvatigi olevat varem kasutatud juuksevärvid, mis sisaldasid oluliselt rohkem kahjulikke aineid kui tänapäevased. Pärast seda on Maria nii enda kui oma alluvate töö suhtes eriti tähelepanelik ja ta valib alati tooted, mis on võimalikult ohutud. No ma teadsin, et erinevad juuksehooldus- ja koristusvahendid, et need võivad erinevaid allergiaid tekitada, aga see oli ka kõik. Aga kui ma kuulsin oma kolleegist, siis ma hakkasin kohe oma salongis neid ohte vältima. Mis sa siis tegid? No kosmeetikas on võimalik kasutada alternatiivseid vahendeid. Ja siis alguses ma pidasingi nõu Tööinspektsiooniga ja valisin välja vahendid, mis on lihtsalt tervisele ohutumad. Ja töötajad saatsin tervisekontrolli. Ise muidugi ka. Väga tuus. Aga miks sa siin oled? Viimane vereanalüüs oli natuke kahtlane, siis suunati siia. Ma tegelikult olengi endale nagu missiooniks võtnud ettevõtjate ja tööandjate teavitamise kantserogeenidest. Just teen siin praegu ühte ettekannet. Elvi Jokum, palun. Sa litid ikka korralikult seda teemat, ettekanded, värgid. Tead, ma usun sellesse, et kui sa hoiad oma ettevõtmist ja oma töötajaid ohtudest eemal, siis ajad jätkusuutliku äri. Mida sa siis oma salongis muutsid? No kõigepealt tegime riskianalüüsi. Me kaardistasime kõik salongis kasutatavad ained ja kemikaalid. Juuksevärvid, viimistlusvahendid, õlid, blondeerimisained, keemilise lokivahendid ja muidugi koristuskeemia. Ja siis kolleegidega koos tegime selgeks, mida me saame välja jätta ja kuidas erinevaid aineid ohutult kasutada. Põhiliselt tegelesimegi ennetuse ja ohtude vältimisega. Ja ongi kogu lugu või? Selle ventilatsioonisüsteemi lasin kõik uuesti üle kontrollida. Sellest remondist on nii kaua möödas. Ja siis tegime erinevad tööohutuskoolitusi. Konsulteerisin töötervishoiuarstiga. Temaga siis panime paika kõik asjad, rääkisime meie ametit puudutavad ohud läbi ja siis vaatasime, milliseid uuringuid töötajatele pakkuda. Ja siin ma nüüd siis olen. Aga teie, noored mehed, kuidas te siia sattusite? Ja siis oli minu kord oma lugu jagada. Rääkisin oma ametist ning sellest, kuidas ma armastan oma tööd ning seda puidutöökoja lõhna, mis mind seal alati ootab. Iroonia muidugi seisneb selles, et see sama meeldiv lõhn võibki põhjuseks olla, miks ma uuringutel olen. Ilmselt tingis selle minu hooletu isikukaitsevahendite kasutamine. Võib-olla usaldasin ma liialt ventilatsioonisüsteemi. Neid põhjuseid võib olla mitmeid ja tagantjärele oskan ma neid loomulikult märgata, aga kõige rohkem muretsen ma tegelikult oma pere pärast. Kui mu diagnoos on positiivne, siis ma kardan, et neil on ikka kõige raskem. Ma ei kujuta ette, kuidas ma seda uudist neile räägin.
mida nad siis kahtlustavad? Arstid, ma mõtlen. Ülemiste hingamisteede vähk. Sul? Kopsuvähk. Mis tööd sa teed, Anton? Ma olen autoluksepp. Anton peab ennast elupõletajaks. Tema jaoks pole mingi probleem öö läbi pidu panna ja siis hommikul otse tööle minna. Undavad mootorid, heitgaasid, õlid, erinevad kemikaalid ja kütusaurud on vaid mõned riskid tema töös. Anton teeb oma tööd kirega. Autod on tõepoolest tema teema ja mehaanikuna on ta kolleegide seas hinnatud tööline. John! Jaa! Siia. Anton! Joh, ei nii. Toru taga. Ma ei näinud mingit probleemi, et me korra pöörded üles ajasime. Füürer noomis küll mitu korda, aga ma mõtlesin, mis see törts tossu ikka teeb. Või siis... Sorry. Kas sa arvad, et see on sul heitgaasidest? Kes teab? No, vanematel masinatel on sidurites ja piduris asbesti. Vabalt võib olla ka värvidest, diisliheitmetest, aurudest. Nüüd ma tean isegi, et auto pesemisel kasutatakse päris kangeid kemikaale, seega kurat teab millest täpsemalt. Kui mul see köha juba mõnda aega oli olnud, siis rääkisin ülemusele sellest ja ta saatis mind kohe uuringutele. Õigesti tegi. Tegelikult peaks sellist asja ikka pigem ennetama. Sinu ameti juures peaks ikka regulaarselt uuringutel käima. Ilmselt küll. Tegelikult tehakse isegi sellist nalja, et valatakse lahustit a la limpsipudelisse ja siis pärast pakutakse teistele. Või timmitakse ventikat, et saalis ikka rohkem tossu oleks. Noh, elame veel. Peaksin rahulikumalt võtma, aga vana inimene, kus sa saad, peab ju muretsema. Margus, palun. Vaadake, töökeskkonnas või tööprotsessides esinevaid vähiriske on võimalik ennetada. Ja pidage meeles see, et teil on kiire aeg või suur töökoormusega, see tegelikult ei anna õigustust hooletuseks. Vähk, see on selline salakaval haigus. See võib välja lüüa alles aastaid pärast seda, kui te olete kokku puutunud ohtlike kemikaalidega. Olulise info kemikaalide omaduste kohta leiad originaalpakenditelt või kemikaali ohutuskaardilt. Mõned kantserogeensed ained võivad tekkida ka tööprotsessi käigus. Näiteks erinevate materjalide töötlemisel,
värvimisega seotud protsessides, samuti bensiini- ja diiselmootoritega, seadmetega töötamisel. Analüüsige oma tööprotsesse ja konsulteerige ohutuse suhtes oma tööandjatega. Kallid tööandjad, koostage põhjalik riskianalüüs, et teada saada, millised ohud võivad teie töökeskkonnas ja protsessides tegelikult esineda. Kaardistage kõik kemikaalid ja nende võimalikud tervisemõjud ja korraldage mõõtmisi oma töökeskkonna õhus, siis te saate täpselt teada, millised ohtlikud kemikaalid võivad seal esineda. Kuidas saaksite töökeskkonnas vähiriski vähendada, kui oleksite näiteks tööandja? Uurige, kas ja kuidas oleks võimalik kantserogeenseid aineid vältida või asendada ohutumatega. No kui see ikkagi ei ole võimalik, siis piirake kantserogeeni hulka ja nendega kokku puutuvate töötajate arvu või siis aega. Kasutage kinniseid süsteeme ja sobivat ventilatsiooni. Jälgige tööhügieeni nõudeid ja nendest kinnipidamist. Viige töökeskkonnas läbi vajalikke mõõtmisi ning jälgige, et neid tehtaks ka reaalses tööprotsessis. Korraldage töötajate tervisekontroll ja andke töötervishoiuarstile võimalikult täpselt teada, milliste ohtlike ainetega töötajal kokkupuudet esineb ja milline on kokkupuute viis ja aeg. Selliselt saate ka kõige täpsema arsti tagasiside, et tagada oma töötajatele ohutu töökeskkond. Juhendage oma töötajaid ja näidake, kuidas ära tunda ohtlikke kemikaale, millised on ohutud töövõtted ja kuidas vajalikke isikukaitsevahendeid kasutada. Ärge minge oma söögi, joogi või toidunõudega töökeskkonda, kus võib esineda kemikaale, mis sisaldavad kantserogeenseid aineid ja need võivad sattuda teie organismi ka suu kaudu. Vajadusel kandke töökeskkonnas vastavaid tööriideid ja hoidke need lahus oma tavariietest, et mitte kanda ohtlikke aineid töökeskkonnast väljaspoole. Selleks, et ennetada tööga seotud haiguseid, käige tervisekontrollis, pidage nõu töötervishoiuarstiga. Tema oskab teile vajalikud terviseuuringud määrata. Oskab nõustada, kuidas töökeskkonna terviseriske maandada. Tööandjad, olge tähelepanelikud oma töötajate suhtes. Töökeskkond võib põhjustada neile tervisehäireid. Leidke koos need põhjused ja võimalikud lahendused. Töötajana tundke oma töökeskkonnas esinevaid vähiriske ning jälgige tööandja juhiseid ohutumaks töötamiseks. Te soovite ju, et nii teie kui ka teie lähedased jõuaksid töölt koju tervena.